tere kõigile. Ja tänase jutluse mõte mul hakkas tulema, ikkagi jäi pidama see mõte, et Jumal teeb uut. Jumal teeb uut ja meil kuidagi siin jäin oma pojaga siin vestlema üks päev, aga siis ma vaatasin, et juba selle vestluse ajal hakkas jutlus tulema. Et siis ma mõtlesin, et ju siis see on hea teema, et Jumal teeb uut. Sest Piibel räägib väga palju, et sellest Jumala uueks tegemisest ja mida Jumal kõike uueks teeb ja kuidas ta kõike loob. Ja näiteks esimene asi, mis eile tuli nagu meelde, oli see salm Jesaja 43:19, et vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Ja see on siis Jesaja 43, kui Iisraeli rahvas oli kõrbes, jah. Teeme selle lahti. Ja see on pikk peatükk, no mitte väga pikk, aga on ikka. Ja kus Jumal lihtsalt räägib oma rahvast ja unistab, kuidas ta teda aitab ja kuidas ta teda päästab ja siin on tegelikult profeteeringuid ette tulevikuks Iisraelile ja kuidas ta neid Põhjamaalt toob ja kuidas ta neid igalt poolt kogub kokku ja need profeteeringud on juba täidegi läinud, eks ju, et väga palju profeteeringuid on juba tegelikult Piiblis täide läinud. Me oleme nii pika aja hiljem nendest profeteeringutest, et tõesti väga palju on täide läinud. Ja see näitabki seda, et elame lõpuaegadel, tegelikult iga põlvkond arvab, et nad elavad lõpuaegadel. Eks ta ei olegi vale, me olemegi siin lõpus, aga lõpp tuleb ainult lähemale. Aga siis need, kuidas Iisraeli Jumal ja looja ja kuningas neid seal teeb neile merre tee ja jalgraja võimsasse vette ja kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja vägevad mehed, need lamavad üheskoos ega tõuse enam, nad on vaibunud, kustunud otse kui taht. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Nii et issandal on üks hea omadus, ta teeb uut. Ja kui võtta ilmutuse raamat, ma otsisin veel neid kirjakohti, kus on kirjas uus, tuli ka meelde kohe, see tuli nagu meelde, eks sa lähed Piiblit, otsid siis selle koha välja, mis sul meelde tuleb, eks kunagi oled lugenud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks, tema ütles, kirjutasest need sõnad on ustavad ja tõelised. Et Jumal on jälle siin midagi uueks tegemas. Et meil kõigil meeldivad ju uued asjad, et ega meil meeldivad vanad asjad ka, ja ega vahepeal meeldib ka midagi uut saada, eks ju. Küll oli hea, et täna oli uus hommik, eks ju, lasid uue tassi kohvi, eks ju, värsket kohvi, sõid uue võileiva, panid uue muna, mina panin uue munad keema, kana oli munend uue muna, halleluuja, nii. Meil meeldivad uued asjad, eks ju, värske värk, eks ju. Ja uus päev, eks ju, täiesti uus päev. Meie rakud uuenevad, meie närvirakud uuenevad. Kõik Jumal teeb jälle uueks. No me vananeme ka, oleme ausad, ega ma ka tunnen seda ja panin see nädal ühe suure peegli endale seina peale. Üks asja osaline on ka meil siin täna kirikus, kes aitas mulle selle peegli saada. Ja siis oli näha sealt peeglist midagi, et mis seis on. Nii suurt peeglit polnud varem mul seal olnud seal seina peal. Et jah, et vananeme ka. Aga Jumal teeb uut, halleluuja. Muidugi Piibel. Piibel on raamat, mis on juba 2000 aastat vist umbes sellises koosseisus 66 raamatut vist oli siin, jah, kokku. Et kui ei ole nagu muudetud, eks ju, see on nagu konstantseks jäänud, et mingi kolleegium tuli kokku ja otsustas, et see on Piibel, see on see
kanooniline piibel ja see jääb nii. Ja tõesti, see on jäänud nii, Jumal on seda sõna kaitsnud, hoidnud, et see on sellisel kujul jäänud 2000 aastat püsima. Muidugi tänu Jumalale, et midagi püsib ka, kõik ei uuene. Vaata kui hea, kui vundament püsib, eks ju, et ta nagu kogu aeg ei uuene, et mingid asjad jäävad paika. Ja see on üks asi, ja mis on paika jäänud, kuigi Vana-testamendi tekstid on veel kaugemalt, eks ju, kui 2000 aastat aga vahepeal võib ju mõte tulla, et tore oleks, kui piiblisse midagi uut ka kirjutatakse. Loeks päris uut midagi siit välja. Et tuli üks raamat juurde või uued uudised tulid juurde. Aga Jumal ei ole millegipärast nagu mures, et siia raamatuid juurde praegu ei tule. Et siit on nii palju juba ammutada, et sellest piisab ja me ei jõua isegi oma eluajal seda läbi ju uurida. See on nii paks raamat ja nii palju informatsiooni. Meile on ta veel eriti huvitav, sellepärast me elame Põhjamaal ja kõik need lood, mis siin on kirjutatud, on ju Lõunamaal, kuskil teistes kultuurides, ülivanades kultuurides. Meil juba annab sellega harjuda, et mis nad seal omal ajal tegid, eks ju. Aga piibel on meil nagu leib, nagu ka Aino jutlustas piiblikoolis, mitte pühakoolis, et piibel on leib ja värske leib on ju hea ja uus. Et kui sa teed ühe uue ja värske leiva, siis tuba täitub hea lõhnaga ja hea maitsega on see leib ja sa sööd ja see on tõesti nagu uus leib. Kuigi retsept on ju vana, eks ju, et midagi uut seal ei ole. Üks ja see sama retsept kogu aeg. Aga kui sa seda ahjust välja võtad ja siis on sooja leiba, mõtelge, või kuidas see luuletus ütles, tulen linnast lumesadu ja tööd ei leidnud kusagil. Ma ei tea, tänapäeval on küll nii, et tööd on liiga palju, et ei jõua ära teha seda vist. Ma ei tea, kuidas kellegil, aga et kell saab 5 ikka teed tööd veel. Tööd on kuidagi liiga palju vahest, et võib-olla mingid teised mured, aga eks need samad mured on ka nüüd. Ja Jumala sõna on ka see värske leib. Retsept on küll vana kohati, eks ju, vana retsept on ju. Me loeme seda vana retsepti, aga saame muudkui nagu uut leiba. Vana hea retsept. Osaliselt see retsept on juba välja kirjutatud loomisest peale. Esimestest päevadest peale. Ja toimib ja väga hea retsept, eks ju. Et selle järgi saab elada, selle järgi saab toimetada. Öeldakse esimestel lehekülgedel näiteks pea hingamispäeva. Hea retsept, eks ju. Pead, siis on mõnus, saad puhata ja sul keha taastub ja kõik, saad mõelda natukene laiemalt sel päeval võib-olla ühe või teise asja üle, ei pea nii palju tööasju mõtlema. Ja on öeldud nii erinevaid, eks ju, asju üsna maailma algusest peale juba. Aga kui me loeme seda sõna, siis võime saada igaks päevaks siis seda värsket leiba. Ja tartlastel on ka selline koht nagu ahaa-keskus, eks ju, et ma ei tea, kas piibel on ka nagu ahaa-keskus, et loed ja saad veel kord ahaad, et kogudus on ka nagu ahaa-keskus natukene, et kui Jumal annab ahaa-ilmutuse sulle jälle. Seal on muidugi füüsika ahaa, nad väga kummardavad, mitte kummardavad, ma ei tea, kuidas seda öelda, aga nad väga nagu tõstavad kõrgele selle füüsikalist ahaad, mis on füüsikaga võimalik teha. No eks see on ka osa Jumalast, Jumal on ju füüsika mõelnud välja, kes selle ikka välja mõelnud on. Aga meil on siin oma Võru kohalik ahaa-keskus siin kiriku näol. Tulen pühapäeval kokku, see on jälle mõne mõte. Ahaa-keskus. et on nii. Ja kui meil olin Võru väljakul ja vaatasin 2 kirikut seal ja vägev ikka, et kõigepealt loodi see linn, kõigepealt pandi 2 kirikut siia, Vene kirik ja Luteri kirik, eks ju, seisavad ilusti siiamaani, ilusad kirikud ja muidugi kool oli ka seal vahel ilus. Väga huvitav komplekt ja 3 ahaa-keskust. Jumala sõna ja seal vahel on siis kool, eks ju. 2 pool on Jumala sõna keskused, seal vahel on kirikukool. Niimoodi käib. Niimoodi see Võru tuli sinna. Ütlegi ilus arhitektuur, mul natuke rohkem aega, ma vaatasin seal, et seinadel ei ole ka tühja kohta, et see, kui oli kirikul tühi koht seinale, et siis siis oli seal valatud
2 sellist sammast näiteks läheb üles, nagu see mingi klassikaline arhitektuur oli, et tükike Peterburgi on meile ka siia toodud, niisugust see keset linna, eks ju, jaa, aga see oli nagu Võru algus, need 3 maja. Aga piibel on vana raamat ja see on samas nagu väga universaalne raamat, et ühest küljest on jah, siin palju võõraid rahvaid, igasuguseid kommeid, mida me ei tunne, eks ju, ja kui me sinna lähme, et siis me võib-olla nagu alles mõistame, et mismoodi need lõunamaa rahvad elasid ja mis on nende probleemid, mis seal lõunamaal on, eks ju, aga üldiselt piibel on ikkagi tegelikult üllatavalt nii kirjutatud, et ta on nii universaalne. Siin räägib põhiliselt kõikidest universaalsetest probleemidest, mis inimestel on. Ja siis lõpuks, mitte lõpuks, aga tegelikult jookseb läbivalt selles piiblis läbi universaalne vastus. Ja see on Jeesus. Universaalsed probleemid, mis on inimkonnal, ja universaalne vastus, Jeesus. Ja nagu Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Üks vana hitlaul oli selline. Ja et huvitav raamat, et ta ajatu jah, selles mõttes inimeste vaimsed probleemid, patuprobleemid ja siis, kuidas Jumal need ära lahendab. Rikaste probleemid, vaeste probleemid. Me vahest räägime ainult rikastest ja vaestest, aga keskklass on ka ju, öeldakse. Kuskil on keskklass, ma ei tea, kus me oleme nüüd, rikkad või vaesed või keskklassis, aga Jumal on teinud universaalse lahenduse Jeesuse näol. Aga üks asi on kindel, et kui Jumal teeb uut, siis hea on see, et vaenlane uut ei tee. Vaenlane ei oska midagi uut teha. Et ta on nagu sellisel tasemel, nagu Jumal teeb. Tal ei ole sellist uue tegemise võimet. Ja see, mida ta teeb, ta on kuskil seda varem näinud, ta on seda taevas näinud, ta lihtsalt hoiab seda tagasi, mingitel aegadel Jumal lubab tal mingisuguse uue asja välja paisata, eks ju, siin teisest taevast, aga see ei ole midagi uut, mida vaenlane välja mõtleb. Et Jumalal ei ole mingit üllatust, et mis nüüd kurat välja mõtles küll, et küll nüüd tuli uue asjaga lagedale. Ei, tal ei ole midagi sellist. Vaenlane tuleb ikka mingite valedega lagedale, eks ju. Ja alguses tundub maru uus see vaenlase jutt, et küll on hea idee, et mingi uus idee on tulnud, tead, et võta kaeb kinni ja hakka tegema ja mõne aja möödudes sa märkad, et jälle tüssas mind, jälle pettis mind ju. Vana vaenlane muudkui valetas ja pettis, et midagi uut ta välja ei mõelnud, lihtsalt valetas natuke teise nurga alt. Pettis natuke teise nurga alt. Et kui sa siin meenutad neid igasuguseid aegasid, mis meil siin olid, need ju kinni kodus istumise ajad ja pese käsi ajad ja need asjad, eks ju, mis ajad meil olid siin, teate küll. Ma ei tea, teist korda vist nii karmi aega teha nagu keeruline. Ükskord saad selle nalja ära teha, aga teist korda nagu ilmselt ei lähe enam kaasa, eks ju, et igasuguse trikkidega. Aga okei, vaenlane ei tee midagi uut. Ja siis on selline asi nagu, et me elame siin maailmas nagu sellises esimeses taevas ja esimeses maailmas siin, me ei ela vaimses maailmas otseselt, me elame, eks ju, selles materiaalses maailmas ja siin on ka palju tarkust, siin on raamatukogud, eks ju, siin on, vanasti olid raamatukogud, hakati raamatuid kirjutama ja siis koguti neid kokku ja sa võisid siis minna raamatukokku. Tänapäevani on katoliku kirikus seal Roomas siis mingi tohutu raamatukogu, kuhu ei lasta tegelikult praktiliselt kedagi ligi, ma ei tea miks. Sinna ei lasta ligi, ma ei tea, mida nad seal hoiavad. Aga seal on sellist informatsiooni ja selliseid teoseid ja asju, mida, ma ei tea, peab varjama. Ja väga mingi eriloal saab sinna kuidagi ligi ja siis väga konkreetse raamatu mingi lõigu tuuakse sulle ette, et nüüd võid tead siit leheküljest siiani võid lugeda. Ja siis me viime selle raamatu sul tagasi raamatukokku ja see on kokku lepitud, et rohkem sa ei vaata, siit siiani ainult. Et niisugune karm kord pidi olema seal, et omamoodi. Mina ei tea, mida nad seal varjavad, et tundub natuke huvitav küll, et aga see on see maine tarkus tegelikult. Ja võib-olla ka see on kõik olnud. See, mida me seal raamatukogus lähme vaatama ja lugema, see on minevik, see pole midagi uut. Kuidas see saab? Me toitume seal ainult mineviku teadmistest.
sealt uut ju ei tule. Meie jaoks see lihtsalt ainult tundub uus, et et ma ei teadnud, ma nüüd lugesin. Aga Jumal ütleb, et temal on tegelikult see autoriteet ja õigus ainult uut teha. Sealt sa ei leia uut, ma ei usu. Sa leiad mingit vana. Ja kui sa lähed ka internetti, me käime nagu guugeldamas ja käime otsimas üks infot, siis sealt ka sa midagi uut ei leia. Seal on kõik vana. Nii et kui sa hakkad lahendama oma probleemi, siis sa lahendad alati vanade vahenditega. Google on vana vahend. Seal on keegi kunagi nii kirjutanud ja nii on see mällu jäänud ja siis me otsime sealt, et mingit vana informatsiooni. Uus see kindlasti ei ole. Nüüd tehti see uus leiutis, see tehisintellekt, eks ju, ja täpselt sama olukord. Sa ei leia mitte midagi uut sealt, kõik on vana. Sa käid lihtsalt ühes vanas informatsioonis, siin räägivad küll, et robotid hakkavad varsti maailma üle võtma, tühja nad võtavad, tõmbad voolu seinast välja ja nad ei võta seda üle. Et see on niisugune, aetakse lihtsalt inimestele huvitavat juttu, et küll on põnev, et vägev värk meil välja mõeldud. Ei ole, see on üks vana informatsioon, mis on päris hästi kontrollitav. Ja tuli meile õpetama, eks ju, siin pääses meie siia ruumi siia oma õpetustega, eks ju, ja mida ta õpetas. Markuse 11.23, et kui sa ütled sellele mäele, siis see kukub merre. See pole vaja seda ei ole vaja tühistada. See on Jumala sõna. Need ilmutused, mis too aeg tõi, ei ole mõtet ka ära tühistada. Seda võib sul kohe vaja minna. Ära seda ära tühista. Et sul oli, ütleme, sul tundub võib-olla, et 30 aastat tagasi mõni õpetus, tegelikult ei tasu asju ära tühistada. Ei tasu ka õige usku ära tühistada. Mis siis, et see on 1000 aastat vana? Sealt on ka midagi õppida. Ei tasu luterilasi ära tühistada, sellepärast, et sealt on ka midagi õppida. Kogu aeg tasub midagi õppida kuskilt, mitte ära tühistada. Sellepärast, et meil võib järgmine hetk seda väga vaja minna. Ma vaatasin õigeusu, mul kuidagi väga vaatan õigeusu mingisuguseid videolõike olen näinud ja siis vaatad, mingid noored lähevad kirikusse, natukene, pool kuus lähevad juba kirikusse. Mõtlesin, on ikka distsipliin, et siis sõidu ajal sõidavad, panevad juba palved autos käima, eks ju, et kuulavad neid, ütleme, preestrite palveid või mis on soovitatud enne kirikusse minemist, on ju, kuulata. Nii, sõidavad sinna, rätid peas, laulavad oma teenistuse ära. Mõtlen, me tulime täna kell 10, eks ju, me oleme ikka mugavad inimesed. Need on juba 5:30 üleval ja lähevad sinna juba Jumalat kummardama. Et ütleme, igalt ühelt on midagi õppida, eks ju. Et ma vaatasin, et kas siis on kerge olla õigeusklik? Ei, võib-olla ei ole. See on võib-olla liiga arhailine, see on vanaaegne. Lihtsam on olla see moodne inimene. Teha kõik, nagu kõik teevad, et moodsad asjad ja moodsad kombed. Aga vaata, kui sa oled selline vana ja arhailine usklik, et teed mingid arhailisi ja võib-olla 1000 aastat vanu kombeid seal võib-olla, see kergem ei ole. Aga kui seda ka südamest tehakse ja issandale tehakse, siis mis siis halba on? Kerge on olla see moodne inimene, väga kerge. Teha neid moodsaid asju, eks ju. Siin Ameerikaski oli selline 2000-tel, ma just kuulsin, et ühest videost vaatasin, keegi kokkuvõtvalt tegi, et tehti selliseid kogudusi, mis ei häiriks inimesi, eks ju. Et oleks sellised kogudused, et jube tore, et moodne kogudus, kõik on moodne, tead, muusika on moodne, ohver ei meeldinud inimestele, ärme seda kokku võtad kiriku ajal, et katsume kuidagi seda teistmoodi, aga mitte Jumala teenistuse ajal, mis siin ikka ohverdada, eks ju. Ja kui me jutlustame, ärme kutsu meeleparandusele ja räägime lihtsalt 1, 2, 3 punkti, et kuidas tead sul nädalas paremini läheks ja nii edasi. Ma sain aru, et need asjad on kokku kukkunud siin paarkümmend aastat hiljem. Nende lapsed enam ei ole sellest huvitatud. Nad ütlesid, et see tundus nende jaoks kuidagi nagu fake ja selline, nagu inglise keeles öeldakse, et see oli turunduslik kogudus. Hästi palju rahvast tuli. Sa võid turundada endale väga palju rahvast, väga palju vaatamisi, väga ilusa ülistuse kõik teha, aga lastel hakkas meeldima, nende järeltuleval põlvkonnal hakkas meeldima naturaalsus, ehedus, päris Jumala kummardamine. Nad ütlesid, et me pigemini kummardame kitarriga laoruumis, kui teeme mingit suurt produktsiooni, filigraanset esitust ja Jumala sõna selle juures ei õpi, teeme niisugust turundus ja mugavat kogudust.
ja tänaseks on need kogudused praktiliselt nagu väga väiksemaks jäänud, kui nad olid. Nii et tänu Jumala, et meil on pastor, kes räägib karmi sõna ikka siin. Jah, et karmi sõna tuleb ka rääkida, nagu mul üks sõber ütles, ka andis tagasisidet, et karmi sõna saab siit kuulata. Karm sõna aitab rohkem kui see mingi turundus, et saame hästi palju inimesi kokku, aga inimesed usus ei kasvagi. Inimesed ei kasvagi usus. Ja need järeltulijad, kes sealt nendest kogudustest, nii-öelda nendest niisugustest maailmalikest võtetega tehtud kogudustest, nagu turunduslikest kogudustest järgi jäid, need läksid isegi kuni ortodoksi kirikuteni, katoliku kirikutesse, igale poole laiali, kus nagu, mis on nagu, neile tundus nagu autentsem ja ausam see asi. Nad tahtsid leida mingit päris usku, mitte mingit turundust, eks ju. Et selles mõttes moodne on lihtne olla, aga moodne olemine ei pruugi alati lõppeda usu kasvamisega, see usk ei pruugi olla tugev, kui sa teed kõik neid moodsaid asju, eks ju, ja igale liikumisele tugevale liikumisele ikka Jumal annab oma inglid ja õnnistuse, sest ilmutuse raamatus ka kirjutatakse, et selle koguduse inglile kirjuta. Et igal tugeval kogudusel on kindlasti oma ingel, ja kui õigeusu kirik töötab tugevasti, tähendab, seal on mingid võimsad inglid, see ei ole võimalik. Kui Luteri kirik töötab võimsasti nii palju aastaid, siis tähendab, seal on mingid võimsad inglid. Kui katoliku kirik, neil on inglid. Inglitest sõltub väga palju. Ma usun, et meil on ka siin inglid, Võru Baptisti koguduse inglid, kes on 100 aastat, eks ju, seda kaitsnud. Ja me saame siin nende kaitse all teenida Jumalat, eks ju. Jumala kaitse on see. Ja samas nad kaitsevad ka seda mingit liiki õpetust, mida siin õpetatakse. Et see on ka huvitav, et kui kuskil Jumal on andnud mingi õpetuse, siis ma usun, et need inglid kaitsevad ka seda, et see ei läheks nagu, Jumal kaitseb seda, eks ju. Mida ta on alustanud, seda ta kaitseb. Amen. Ja et ärme viska ära ka kõik 90-ndatel saanud õnnistusi ja õpetusi ja ilmutusi. Näiteks, kui mina olin noor mees ja käisin, mul tuli ka see tookord see rõõm, et lähen piiblikooli peale keskkooli, eks ju, vanemad käisid seal ja see oli niisugune vaimustav ja selline, kuidagi selline tahtmine, et ma tahan ka minna, see on üks väga hea asi. Lähen õpin piiblit. Nii kui keskkool läbi sai, võtsin 1 aasta käia piiblikoolis. No see oli selline süvaõppe, iga päev 8-st, ma ei tea, 1-ni või 12-ni vist oli. Ja ma pidin veel varem minema, ma olin seal laulugrupis ja seal kell 8 pandi uksed kinni juba, et seal oli nii karm kord, et Elusõna piiblikool omal ajal, et kell 8 pandigi reaalselt uks lukku, et kes hiljaks jääb, see ukse taha. Nii. Aga tänu Jumalale, ma olin ülistuses, ma pidin varem tulema. Ma ei jäänud kunagi ukse taha, ma pidin juba ülistusgrupiga 7:30 kohal, ma olin alati uksest sees vähemalt. Seda probleemi ei tekkinud, buss tuli juba varem kohale ja siis hakkasin palvetama ja siis oli õpetus ja käisin niimoodi aasta aega seal, see oli vist Aruküla tee või, Aruküla tee 3, see suur maja, mida samal ajal ehitati seal. Ja igasugu, pastor Albert rääkis väga võimsalt usust. See mees mõtleb suurelt, ta usub suurelt, ütleme, see oli niisugune vägev. Ja seal oli teisi õpetajaid. Ja siis ma mäletan, et mul oli ka niisugune huvitav lugu. Ma elasin kuskil ühika toas. Ja see oli kõrgema usuteadusliku seminari ühiselamu, kes teab niisugust maja, eks ju. Tollel ajal oli ta niimoodi välja renditud erinevatele soovijatele, kes seal õppis, aga seal oli veel vabasid tubasid. Ja mina sattusin ka sinna ühte tuppa ja see tuba oli selline teistmoodi tuba, et see oli vist mõeldud mingiks meditsiinitoaks või mingiks medtöötoaks ja siis seal oli lihtsalt üks tühi ruum koos kraanikausiga ja siis mina mõtlesin, küll oleks tore, kui siia on üks külmkapp ka veel panna mulle, et mul oleks hea seal toitu hoida. Ma noor mees ja pead seal ühikas elama, et sa teed elu mõnusaks ja mugavaks ja endal külmkapp oleks ka vaja. Ja mis ma siis tegin? Mul tuli niisugune tunne, et ma räägin sellele nurgale seal,
saagu siia üks külmkapp. Ja siis ma käisin sellest nurgast seal mööda ja ütlesin, ma ei tea, kuidas ma täpselt ütlesin, aga ma mäletan, ma rääkisin selle nurgaga. Külmkapp, tule siia! Ja ma rääkisin mitu korda seda, ega ma väga palju ei pidanudki seda rääkima, aga kui ma ütlesin seda kõigest südamest ja usust, sa tuled siia, külmkapp! No see oli see õpetus, mida me saime. Ja siis ei läinud palju aega mööda, kui ma kambisin siis neid ajalehti, tollel ajal vist internet ei olnudki niimoodi, vaid paberkandjal vaatasin neid ajalehti, et kes mida pakub. Ja siis lihtsasin, et üks pakub külmkappi, helistan. Mis see on nii 25 krooni ja võta ära, tead. No põhimõtteliselt, see on uus kapp, ma polegi seda kasutanud, ma hoidsin seal ainult raamatuid. Ja siis ma sain endale uue külmkappi, kus oli ainult raamatuid hoitud. Selline härra tuli kuskilt välja ja siis ta tõi veel ise kohale ka. Ta peaaegu oleks mulle vist, ma ei mäleta, kas täiesti muidu selle andnud või ma ei mäleta, aga tahtis vist ruumi saada ja ta oli vana aegne külmkapp, ta ei olnud selles mõttes nagu moodne, aga ta oli kasutamata, ma panin praktiliselt esimest korda voolu sisse ja ta jäigi tööle, no ta oli uus ju. Ta oli võib-olla mingi 70-ndate külmkapp, aga tutikas ja töötas. Et naljakas lugu. Ja ma ütlesin, ja tuli, halleluuja. Ja ruttu tuli. Ma ei tea, mis inglid seal siis tööle hakkasid ja külmkapp oli kohal. Et selles mõttes ei tasu neid õpetusi päris ära ka visata, mis 90-ndatel õppisid. Sellepärast, sul võib seda varsti vaja minna. Äkki sul on ka vaja midagi korraldada, kuskil midagi vajad, noh. Ärme viska neid asju ära. Kui sa jääd haigeks, öeldi, et Jeesuse nimel saan terveks. Ärme viska seda ära, seda võib vaja minna järgmine hetk. Halleluuja, noh. Tegelikult Jumal kingib erinevatel aegadel erinevaid ilmutusi, mitte selle jaoks, et me need ära viskame. Jeesus ütleb, et ma ei tulnud õpetust tühistama, ma tulin täitma. Amen. Ja igal ajal on muidugi natuke kraavi ka mindud, ma saan aru, aga see põhiõpetus, mida Jumal ise on andnud, see pole küll tulnud siia selleks, et me ära viskaksime. Et ärme viska ajalugu minema, eks ju. Ja sest nagu see salm ütles, Markuse 11, võtame siis lahti selle legendaarse salmi. Jah, või selle, me ei pea isegi ütlema, et ta legendaarne on, see on Jumala sõna ja see kehtib, eks ju, et ta lihtsalt on nii. Markuse 11, 23. Nii. Ja Jeesus ütles, olgu teil usku Jumalasse, tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Seepärast ma ütlen teile kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete see saanud ja see saabki teile. Amen. Nii et ühesõnaga, et oleme kinnitatud ka, et need uued asjad, mida Jumal on andnud, on meile õnnistuseks, ärme tühista neid. Nii et kui keegi hakkab väga tühistama midagi, siis ole ettevaatlik, mida ta koos pesuveega välja viskab. Võib-olla viskab hea ka välja koos pesuveega. Aga Jumal teeb uusi asju. Me võime veel lugeda näiteks, mida Jumal uut teeb. Kas see oli ilmutuse raamatega nüüd püüan üles leida. Seal on räägitud palju uusi asju. Näed, peatükk 21 räägib, et nägemus taevast, uuest taevast ja uuest maast. Võime lugeda seda või? Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevad, valmistatud otse kui oma mehele ehitatud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama.
ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ja kisendamist ning ei ole valu enam, sest endine on möödunud. Ja troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen algus ja ots, A ja O. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Nii et siin ilmutuse raamatus räägitakse ka, kui palju Jumal teeb uut. Ta ütleb, et ta annab eluvee allikast, eks ju, et tasuta juua. Jeesus istus ka seal Samaaria naise juures, kaevu juures ja lubas talle anda eluvett juua, millest ta enam kunagi ei janune. Ja Samaaria naine oli nii rahul selle mõttega, et läks linna ja rääkis teistele ka ja tulge vaatama, ma olen messia leidnud. Ja selles mõttes, vaata, Jumal on meil uuesti sünnitanud ka. See on ka uus asi, eks ju. Me sündisime uuesti. Halleluuja. Ilma uueks saamata me ei saagi nagu Jumala õnnistusest osa. Sest Johannese 3 peatükk ütleb, et sa pead uuesti sündima. Johannese evangeeliumi 3. peatükk. Et selle uuega me peame Jumala käest seda uut saama, lausa uuesti sündima, eks ju. Ja me oleme uued loodud, eks ju, Piibel ütleb, Kristuses Jeesuses. Nii et see uus sõna on läbivalt ikkagi Piiblis. Jeesus ikka tuli meid uuendama siia ja lausa uuesti sünnitama. Ma mäletan isegi lugu, kui üks usklik tunnistas vist selliselt, et ta siin Võru tuntud usklik omal ajal ütles, et ta oli muidu Võrus väga tuntud, eks ju, ja siis, kui ta sai oma vanade sõpradega kokku, tema oli usklikuks saanud, tema oli päästetud saanud, ja kui ta sai oma vanade sõpradega kokku, siis vanadele sõpradele ta oli rääkinud, et vanad sõbrad, davai, lähme teeme midagi, mis sa jamad siin oma usuga ja tead, või midagi sellist, tema räägib, et kuulge, te ajate vist midagi segamini. See, kellega te räägite, see ei ole tema. Te ajate praegu kellegagi segamini. Aga tema pidas silmas seda, et ta on uus loodu. Ta enam seda ta tegi näo millest te räägite? Teie ees seisab uus loodu. Mis vanadest asjadest nüüd, mida me peame jälle tegema minema? Uus loodu seisab siin teie ees. Amen. See oli natuke naljakas ja komisline. Aga mõnes mõttes on see õige. Me lõpuks olemegi taevas ja me oleme nagu uued loodud seal. Ja kõik vana on möödunud. Ja mõnes mõttes mis saagi, isegi vanu patte sinna taevasse kaasa võtta. Keegi ei mäleta neid seal ju neid. Ärk ustutatakse täielikult ju. Et ta nagu mängis selle tseeni läbi siin maa peal, et oma sõprade ees. Ja see oli naljakas muidugi kuulata. Aga seda uueks saamist on meil vaja. Ja lõpuks Jumal teeb tõesti meid nii uueks, et mitte midagi. Ei mäleta midagi oma pattudest. Loob uue südame ja halleluuja. Nii et ma arvan, et ma täna pikemalt ei räägi. Ma ei ole väga pika jutu mees vist. Aga räägime nagu on, nii palju on. Et täname lihtsalt Jumalat selle eest, et ta meid uuesti sünnitanud. Me oleme uued loodud Kristuses Jeesuses ja me ei pea ka vana tühistama, mida Jumal on andnud, eks ju. Võtame usus kõikidest perioodidest, eks ju. Amen. Halleluuja. Tõuseme ja palvetame. Tänu Jeesus selle pühapäeva eest. Täname, et on uus päev, uus pühapäev ja me võime olla ka täna siin sinu ees uued loodud ja usume, et see uus loodu hakkab meis järjest selgemaks ja tugevamaks saama. Õnnistame igat ühte meist ja me palume,
Võrus võiks rohkem uut loodut juurde tulla. Täname sind, Jumal, sinu sõna eest, mida sa ei ole tulnud tühistama, vaid sa oled tulnud seda täitma ja aita, et me ka täidaks Jumala sõna, mitte ei tühistaks seda oma eludega, vaid täidaks seda Jeesuse nimel. Ja mingu sinu sõnad täide, sest Jeesuse soov oli ka, et kui ta tuli siia maa peale, et kõiksugu prohveteeringud läheks täide. Ja me palume ka, et sinu prohveteeringud läheks meie elus täide, läheks selles linnas ja sellel maal täide ja meie oleks ka osa nendest täideviijatest Jeesuse nimel ja aamen. Amen.